Tere, siin Stella Kigurtevest. Täna oleme hoopis sootuks teises kohas kui muidu. Nimelt oleme Kopra talus, jälgime keskkonnaasjade toiminguid, mida me kõik oleme saanud siin teha. Me oleme saanud kanuga sõita. Me oleme saanud imearmsaid veiseid toita. Samuti oleme saanud jälgida, mida teevad keskkonnaõpilased, mis mardikaid ja putukaid need mullasest välja on noppinud. Võta see uss! Pane ruttu sinna topsi. Võta, noh! Oleme seminare kajastanud. Nii, siin on siis ülesanne vee hüdrokeemilised parameetrid. Selle asemel, et kasutada üht veekogu, me lähenesime ülesandele teistmoodi ja valisime 2 erinevat veekogu ja pärast võrdlesime neid. Esimese veekoguna valisime saunamaja taguse. Teine veekogu oli metallist konstruktsiooniga sillaga veekogu tee ääres. Kopra talu loomades ka natukene, sest see on püsivad mägivei, kus võeti mägiveis. Kahjuks ei leidnud ladinakeelset nimetust. Pesakonna suurus on 4–12 poeklast ja meelis pesituspaigad siseruumide tormust nõuga. Oleme imehäid toite saanud. Olen pikk poiss, pannil pikk poiss, olen pruun poiss, mul on suur, mul on pruun, olen suur, kuum, pruun. Samuti toimus meil siin fotojaht. Eelnevat fotojahti pidas meile loengut 10. E-klassi õpilas. Saale Müür rääkis meile üldse, millised on loodusfotod ja millised ei ole loodusfotod. Ja tegelikult oli see väga õpetlik. Milline on loodusfoto? Loodusfoto on selline, mis ei ole lavastatud. Näiteks liblikat, siis liblikat sa ei pane ise pildile, vaid ta tuleb loomulikult. Ja see pilt esmapilgul näib nagu loodusfoto, aga tegelikult ei ole, sellepärast, et see hunt on dresseeritud hüppama üle aegade. Ja see pilt oli ka eelmisel aastal fotokonkursil, kus ta oli žürii lemmik, aga siis saadi teada, et see on lavastatud. Ja siis läksime fotojäile, kus me pildistasime, tegime 3 erinevat looduspilte. Pidime tegema järvest, siis pidime tegema putukast ja 3. looduspilt oli täiesti omavalik.